Nüüd hakkan liikuma seisva haigru asendisse. Selleks hakkavad puusad taha liikuma ja käed ette. Pea on kogu aeg käte vahel ja selg on sirge. Liikun sinnamaani, kui saan seda pingevabalt teha ja niimoodi, et selg on kogu aeg sirge. Kui tunned, et selg läheb kõveraks, siis võtta uuesti sellesse asendisse tagasi, kus selg on täiesti sirge. Hoian mõne hetke ja harjun selle asendiga. Proovi, kas suudad asendisse rohkem lõdvestuda. Siis liigun kätega päris alla välja. Mõne hetke lihtsalt liikun selles asendis. Käed lasen vabaks, pea lasen vabaks, põlved on sirged. Seejärel panen sõrmed sõrmseongusse, peopesad pööran põranda poole ja alustan kriia faasiga. See tähendab pulseerivate liigutustega põranda poole. Ära nõksuta, vaid pulseeri. Kõige parem on seda hingamisega samas rütmis teha. Et kui hingan sisse, tulen asendist pisut välja ja kui hingan välja, siis liigun sügavamale asendisse. Põlved on kogu aeg sirged ja eesmärk ei ole mitte käsi maha saada, vaid asendisse võimalikult palju lõdvestuda. Sellised mikroliigutused masseerivad sügavalt kõhulihaseid ja siseorgani. Sealjuures see vähendab ka kõhuraskuda. Seejärel kõverdan sügavalt põlved, kätega võtan säärde tagant kinni, kleebin oma kere reinte vastu. Tunnetan mehitust seljas. Nüüd hakkan põlvi pisut sirutama. Sinnamaani, kui saad seda pingevabalt teha. Siis lasen kätega säärtega lahti, sirutan põlved ja ripundun mõne hetke selles asendis. Nüüd hakkan selga püsti rullima. Pea kogu aeg käte vahel ja käed tulevad ülesse kaasa. Hingan sügavalt sisse ja välja hingates toon käed enda juurde. Seisab rahulikult ja enesekindlalt. Hingan uuesti sisse, käed liiguvad üles ja välja hingates lähen kõhuli. Lõõg toetab vastu maad, käed on keha kõrval, peopesa ülesse. Hübu asendis alustame esmalt niimoodi tugevasti kandade löömisega vastu tuhareid. Välja hindamine aitab sul kandu tuharatele lähemale tuua. Teen seda päris mitu korda. Siis võtan kätega pöidades kinni. Sa võid suurendada põlvede vahelist harki rohkem, kui sa tunned, et selg on pisut kange. Kui sa tunned, et täna on selg lahti ja tahad harjutust intensiivsemalt teha, siis too põlved kokku. Kui on väga raske pöidadest kinni hoida, siis pane käed selja peale ja tee selles asendis harjutusi. Nüüd tõmban ennast viibu asendisse, niimoodi, et hakkan jalgu sirutama, samal ajal tõstan rikkere
seejärel liigun küljelt küljele. Ka need harjutused masseerivad sügavalt kõhulihaseid ja vähendavad kõhu raskude. Tulen uuesti keskele, tõmban veel kord ennast nii kõhusse kui saan, hoian mõne hetke ja lasen ennast põrandale tagasi. Pööran põsa vastu põrandat, peopesad vaatavad ülesse. Selles asendis puhkan mõne hetke. Kui tunned pingeid näiteks seljas, siis proovi üles leida see pingeallikas. Läbi selle pingeallika suuna oma välja hingamine. Niimoodi vabaned kõikidest pingetest ja valudest. Nüüd lähen alla vaatava koera sellisse. Mine ühest asendist teise rahulikult ja omas tempos. Kuskil ei ole kiiret. Alla vaatavast koeras on puusad üles tõstetud. Ise vaatan käte vahelt põlvede poole. Kui saad, hoiad põlved sirged. Kui ei saa, võid põlvi pisut kõverdada. Raskuse suunan kandadele. Siis toon ühe jala ja seejärel teise jala käte vahele ja rullin ennast kõvera seljaga lüli haaval püsti. Käed jätkavad hingamist ja välja hingates toon käed enda juurde. Olen rahulik ja tasakaalukas.